Kui eestlaste käest küsida, millal õige suvi kohale jõuab, siis paljud vastavad, et siis, kui algab õllesummer. Õllesummerit on siin lauluväljakul peetud juba 90ndate aastate algusest ja nii oli see aastani 2018. Siis oli 5 aastat pausi ja õllesummer tuli taas 2024. Kui te nüüd küsite, kas õllesummer tuleb ka 2026. aastal, sest on ju laialdaselt teada, et õllesummeri peakorraldaja Sten-Erik Jansson ja pikaaegne meediasuhete juht Reno Hekkonens on sotsiaalmeedias tülli pööranud, siis vastus on, õllesummer tuleb. Mis aga toimub meestevahelises suhtluses, vot see vajab selgitamist. Minul ei ole Renoga midagi kembelda. Ausalt öeldes jääb täiesti arusaamatuks tema esmaspäevane tegu ja saata välja pressiteade selle kohta, et Reno Hekkonens on nüüd kuskilt nagu lahkunud. Ta lahkus sealt. Tema leping lõppes nii-öelda, meil oli projektipõhine iga-aastane, kus inimene pakub teenust. Ehk tema nii-öelda teenuse pakkumine lõppes 2025. aasta õllesummeriga. Kus tekkis mingi kibestumine, miks saata välja pressiteade iseenda kohta. Selles suhtes sa oled ise teinud otsuse, et sa ei soovi nagu asjaga kaasa lüüa ja sa oled selle otsuse teinud pool aastat tagasi, et saata nagu jaanuarikuus välja info, et ma nüüd lahkusin, siis ei mõista. No ma saan aru, et teda tõmbab käima ka see, et te nimetasite irooniliselt, et ka mina tunnen ennast vahel valge kuningana, ei tea mis riigis. Mina kirjutasin selle valge kuninga jutu puhtast huumorist, sest minu jaoks see ongi üks suur huumor, et milleks nagu, mul on ausalt öeldes juba naljakas, kui inimene iseenda kohta pressiteate saatab, ma nüüd kuskilt lahkusin. Ju ei olnud kedagi teist, kes tema kohta siis oleks seda teavet võib-olla levitanud või? Aga miks peaks? Et inimesed teaksid, kus me nüüd Renot võime siis kohata ja kus ta siis nüüd ametis on. Ta on ikkagi väga pikalt olnud ju õllesummeriga seotud. No nii ja naa. Ma aitasin ta tagasi tuua nii-öelda õllesummeri juurde natukene võib-olla ka maskotina, kuna ta oli seal ikkagi paar aastaid olnud. Aga täiesti loogilistel põhjustel ju tihti nagu lõpevad ära tööülesanded ja siinkohal ma ei ole teda kuskilt üle parda lükanud, ma ei ole teda ära saatnud ega talle midagi isiklikku vimma põhjustanud, et ma ei saa nagu aru, kus see skandaal siin hetkel on ja kus see sõjakirves on, mida ta nagu üritab kuskilt välja kaevata. Janssoni jutust tuleb välja 2 asja, mis olid kohe väga vastukarva. Kõigepealt pool aastat hiljem saadetud pressiteade Reno enda kohta ja ametinimetus õllesummeri peaprodutsent, mis ei vastavat tõele. Inimesed ju ei tea, et ma olen läinud. Ja ma pidasin vajalikuks seda lihtsalt teavitada. Kui seda ei teinud õllesummeri meeskond, siis pidin seda tegema mina nüüd. No kuidas on ikkagi selle ametinimetusega peaprodutsent? Et ma vaatasin, et Janssonil oli nagu teistsugune arvamus, et sa tegelesid meediaga. Ja minu põhitegevus on muidugi meedia, aga selline nimetus mul oli algusest peale, kui ma tagasi tulin õllesummeri juurde, nii et millest selline tiitlite ümber mäsu tekkis, seda ma nüüd küll ei tea, milleks üldse. Minule tiitlid ei ole olulised. No ma saan aru, et sulle ei meeldinud ka natuke selline ironiseerimine sinu üle, ma ei tea, valge kuningas, mis kontinendilt, mis riigist ja siis ka see, et keskealine mees ja siis noor armunud tütarlaps või kuidas nende väljenditega on? Ja, see oli päris kihvt, mulle meeldis, kuidas Sten mind kutsus ühes ja samas artiklis nii keskealiseks meheks, kui kuidas see oli armuvalus, mingi neitsi või mis ta oli? Armuvalus teismeline tütarlaps või midagi taolist. See oli päris jälleks, mulle meeldis. Sa tegelikult soovisid neile edu kui uppuvale laevale, et mis sa sellega silmas pidasid? Ma arvan, et õllesummer ongi Titanicu kursil kahjuks. Aga miks nii? Kõik märgid näitavad seda, sisemised märgid, mida ma kahjuks öelda ei oleks aus. Aga loomulikult ma soovin, et õllesummer jääks edasi toimuma, aga isiklikult kahtlen. Mõlemad mehed lubasid, et matavad sõjakirve maha ja on sõbrad edasi.